teha niimoodi, et tulemuse tekst sõltuks tulemusest, tulemuse teksti suurus. Et mida suurem tulemus on, seda suurem on ka tekst, aga teatud piirini. No üks hea näide on siin, et kui ma panen siia näiteks 4 + 3, see 7 on väiksem, 3 + 3 on veel väiksem, ma panen 3 + 15, on ta hästi suur ja muidugi teatud piirid tuleb panna, sest kui ta on liiga suur, ta ei mahu ära ja kui ta on liiga väike, siis me ei näe teda. Nii et siin tuleb kasutada if'i. Ma ei tea, kas me seni oleme if'i kasutanud kuskil. If'i jaoks on teine, paneme siia if ja see ongi see if else osa. Siin räägitakse, mis see on. Ehk siis põhimõtteliselt me saame niimoodi teha, et näiteks arv x võrdub 30, if x on suurem kui 60, siis näiteks konsool info hästi suur, else if x on väiksem kui -10, siis konsool info hästi pisike ja muul juhul else konsool info täitsa paras. Nii, me selle käima laseme, on täitsa paras. Paneme siia -30, hästi pisike, paneme sinna 61, hästi suur. Nii, et see ülesanne tuleb nüüd järgmisena teostada.